Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. No nii, tere hommikust või pärastlõunat õigemini, rallisõbrad. Saatejuhiks täna Gunnar Leheste ja ralliekspert, rallisõitja ja kõik pereisa ja kõik jutud teisel pool lauda. Ma sulan, iga kord ma sulan. Roland Poom. Noh, me saime vist salvestuse ilma viperuseta käima, aga ehmatas ära. Ma mõtlesin, kas see uus kõll on nüüd selline, et kerest tõttab läbi. normaalsed kõllid ka, nende täitsa põhja keeratud ja siis see kõll tuli me läbi kõlarite ka, et ehmatas ära. Vaata, vähemalt täna on meil stuudios ikkagi saated, kes tehnikast ka midagi jagab. et kui keegi eilset saadet veel kuulnud jälle, minge kuulake ära, see oli paras, esimesed 10 minutit oli paras komöödia, ma ütleks. Aga olen kuulanud ära kõik saated. Peab ütlema, et uhke tunne on. Laps on suureks kasvanud. Ohoo. Et püsib täitsa jalul ja paneb sükse standardi ette, et mine tea, kas täna üldse vastangi sellele. Niimoodi kohe. Aga seda on ju lahe ilmselt siis nagu kõrvalt näha ja kuulata. Et ei pea ise siin ukse taga, et kui keegi teine saatejuht on, et ei pea ise siit ukse taga sisse piiluma, et kas ikka teevad ära. Ei, hea kindel tunne on küll. Jaa, see on lahe. Ja igal juhul ma arvan, et need 3 saadet kõik olid päris hägedad ja 4 tuleb vähemalt sama lahe, nii et tore sind ka tagasi näha siin lihtsurelike seas, et uhke direktor enam siia mikrofoni taha nii tihti ei satu. Nii on, jah. Ei, tuleb anda teistele ka võimalus. Muidugi. Poisid on ju tublid. Aga räägime võib-olla Jaaniga ära ja siis oleme stuudio mõtetega tagasi. Ja otseühenduses on meil Jaan Martinson kuskil meediatsiooni lähedal Monte Carlos. No Jaan, oli vist Monte Carlo vääriline pidu küll või? Absoluutselt oli ja ikka täiesti äge võidusõit ja juba laupäev oli üliäge, aga nüüd siis täna see pühapäev samuti, aga noh, kahetsusväärselt tuleb öelda, et Ott Tänak ei olnud see, kes õigeid reste hommikul alla pani ja tõusis küll esimese katsega ju 3., aga lõpuks ikka kukkus 5. No sina hommikul teadsid, mis on õige rehvivälik? Ei, absoluutselt mitte keegi teadnud. Eks ma... I'm still logging in. Okay. See, ma just läksin siia meediatsooni sisse. Aha. Et ega keegi teadnud ju sellest midagi. Ma just mõtlesin ja kirjutan siin seda nagu ralli kokkuvõtet, et jäi küll täitsa niisugune mulje, et siin kulli ja kirja võis visata ja võis 7. meelele tugineda ja kõhutundele ja helistada mõnele Igor Mangile ja sest kogu lugu oli ju see, et viimased infoda nendest katsetest olid ju Hankoogi rahvas pani ju üles oma tähelepanekud eelmisel hilisõhtul kuskil kella 12:01 paiku öösel. Ja esisõitjad ju sõitsid raja läbi 2 tundi enne, aga keegi teadnud, mis ilm teeb. Et kuidas asfalt jäätub, millised temperatuurid on homme, noh, nii ta oli ja kui me vaatame kas või seda viimast punktikatset, seal oli ju ka, et alguses oli päris kõva ja hull jää peal, aga viimased vennad sõitsid juba lumesupis, nii et neil oli märksa lihtsam. No kuidas me Oti 5. kohta hindame, arvestades, et mis juhtus 6. katsel eile, vist peab vastu võtma või? Ei, kindlasti 5. koht tuleb vastu võtta, mõned punktid ka, mis ta siin punktikatsel sai ja tegelikult ega nagu Ott ise ju ütles ka, et see on väga hea stardikoht Rootsi ralliks ja et kellega võrrelda, eks üks oli muidugi ka väga hea, et Ogier tegi nii kõva töö ära ja võttis kõikidelt MM
võidu nimel konkureerivatelt meestest ära need kõige suuremad punktid, eks ju. Jaa. Et see on väga tervitatav tema poolt. No aga tänase päeva seisuga Hyundai esisõitja on ikkagi Adrien Fourmeau. Noh, kirjade järgi küll, aga ei, ta sõitis ääretult hästi ja tõesti, ta ise imestas, Steve imestas, publik imestas, mina imestasime, et ta tõesti sedavõrd hea. Noh, kui sai nii-öelda istumise alla korraliku auto, eks. Aga see on nüüd asfalt. Kuigi Monte Carlo. Samas jälle, see oli temal ju 7 Monte Carlo. Et ta ei ole mingisugune uustulnuk ega poisike. Ta on siin sõitnud küll ja veel ja teab, kuidas neid asju ajada. Et kõige tähtsam, kõige olulisem on ikkagi see, et kuidas ta saab hakkama kruusal. Sellepärast, et suvel tuleb ju vist Portugalist alates on 7 kruusarallit järjest ja tegelikult tšempion ja kohad pannakse suuresti seal paika. Mis sa ise arvad, Jaan, kas see oli sinu viimane Monte Carlo või jätkub veel püssirohtu järgmisteks? No, eks seda vaata, kuidas järgmine aasta on, et ma olen selle Monte Carloga sedavõrd ära kohanenud, et mul oli see 11. Monte Carlo. Et siin on alati hea olla ja miks mitte? Siin ma ütlen, et siin on tegelikult probleem. Eile hakkasin sealt paganan kapist tulema, eks. Sõidan Vahemaa, mis oli nagu Tallinnast Pärnusse ja siis jõuan, seal on 30 kilomeetrit mägiteid ja jõuan sinna mägiteedele. Tallinnast Pärnusse on juba sõidetud ja nüüd jääb edasi distants veel Tallinnast Tartusse. Et see oli ikka paras itk ja viletsus. Aga keha pidas vastu ja väike power mul ikkagi sees veel oli. No igatahes kõva etteaste tegid sinagi, võid lubada endale väikse 1 klaasi punast veini endale õhtusöögi kõrvale. Ja ei, kuule, kus sa siis Prantsusmaal saad ilma veinita, eriti veel kui ääretult head lammast pakutakse ja. Kuule, aga davai, tee siis... Ma ei tea, No? Ja, ei, ma tahtsin öelda lihtsalt, ma ei ole korralikult head Prantsusmaal tehtud lammast ilma veinita pruukinud, nii et ma ei oska öelda, kas see on üldse söödav. Näiteks vett kõrvale rüübatus. Aga ei, vein on hea. Kuule, aga tee siis Otiga surematu intervjuu ja loeme sinu kirjutusi edasi. Davai, teeme nii, näeme. No nii, ega Jaan on ka tubli olnud, vaata mis kilometraaž selle taga. Jaa, uskumatu. Mees jaksab ja tubli. Aga ma, ühe eksperdiga rääkisime nüüd telefoni teel, aga ma vaatan ikka ennustust, Mõni ikka paneb siin esikolmikut täppi või? Esimesed 2 läks sul täitsa. Kuule, lõpuks natuke kahjuks see tänane värk läks tuksi, et Roompere ja Tänak kohad ära vahetsid, muidu oleks päris ilus asi juba, nii et ütleme, ennustus hooajaks sai uhkelt alatud küll igal juhul. Meie liigast, kus on siis juba 800 osalejat, eelmise hooaja lõpus oli 600, on Roland 41. Vahepeal oli 9. No võt. Kes ära rikkus? Ott ja Roompere rikkusid ära, ega nii lihtne see ongi kahjuks. Ega Ott ju täna hommikul korraks tõusis 3. ja seis tundus ju päris roosiline. Ja. Tegelikult eile sa kuulasid ka saate, et korra rääkisime see eilne nii-öelda millegi leidmine, mis siis nii-öelda leiti, et see kõva domineerimine see teine päeva pool oli. Et kui eraldi laupäeva eest punkti antakse, meil oleks juba punkti oleks palju. Jah, et selles mõttes seda ju sai mainitud, et tänane päev võib olla täiesti teistsugune, et eriti kui hakati rääkima, et öösel võib jäävihma tulla, on ju päev hakkas 6.38, kui ma õigesti mäletan, ehk siis see hetk, kuni päike hakkab sulatama seda jääd, ongi power stage, mitte varem, eks 2 katset tuleb keerulistes oludes ja nii läkski. Ja eriti veel Oti nii-öelda, ütleme siis vale refi valik sinna otsa, ja nii ta käest läks, aga nagu see on, me oleme neid 4 päeva siin rääkinud, see on Monte ja sa ei tea kunagi, mis järgmisel katsel juhtub, et või 1,5 päeva võid täielikult domineerida ja järgmine on kõik kotis ja midagi pole teha, et nii ta on ja aga mis ikka?
no aga paneme kronoloogilises järjekorras. Tegelikult kell oli veel 00.05, kui kohtunikud avaldasid ühe toreda dokumendi ja väänasid valitseval maailmameistrile 10 000 eurot. Ei tea, kas on seda kuupalk umbes? Oi, ma arvan, et kuupalk võiks olla oluliselt suurem. Ma arvan, et see on 10. Rallipalk, 3 päeva palk. Oota, ei, ikka rohkem saab palka mees. Ma arvan, et seal ikka miljoneid saab aastas palka. Ma mõtlesin, väiksemad summad liiguvad ikka. Aga jah, sai siis trahvi sellest, et 6. katsel, kus ta ratta ära lõhkus, sellele järgnenud ülesõidul ei pöörelnud siis 4 ratast vabalt, nagu ohutusreeglid ette näevad ja tegelikult tal vedas, tegelikult oleks võinud seal disklafiga saada. See 10 tonni on huvitav olukord, et selline trahv tuli, sest tegelikult see on ju võrdväärne rikkumine, kui sa sõidaksid ühe katkise refiga minu meelest servise poole, et see on tundub nagu väga võrdväärne rikkumine, et selle eest anda 10 000 trahvi, ma arvan, et iga sõitja võtaks selle vastu, kui ta saab jätkata, et tegelikult see on ju ilmselge superralli peaks olema sellisel juhul. Ja tänu sellele on tal nüüd toredalt 9 punkti ikka kotis ja 6. koht, mine tea, mille eest siis armu anti, võib-olla jäeti neid ilusad silmi uskuma, et me ei teadnud, et me ratas ei liigu. Ma ei tea, sa oled autoga sõitnud, sa tunned, kui sul üks ratas ei liigu? Kindlasti tunneb, kui üks ratas ei liigu. No ei tea, eks selles mõttes ju nii-öelda paberi peal kõik olekski võinud õige olla, et ratas ju all on, ratas on sõidusuunas, ehk tegelikult neid olukordi on, kus ratas kuidagi pandakse sinna alla ja nagu natukene liigub ka, võib-olla mitte päris hästi, aga reeglitega kõik klapib, et võib-olla küll sellega ikkagi mängiti välja, et ratas liikus, kui me sõitma hakkasime, vaatasime, ja ma ei tea, poole ülesõidu ajal siis ikkagi kuidagi jäi kinni ja ei saanud aru, et ma ei tea, ma arvan, et selles mõttes tore, et talle see võimalus anti, vähemalt ei ole tal nulliringi, et me tahame ikkagi ju äärmiselt põnevat hooaega pigem näha ja selles mõttes see aitas sellele kaasa kindlasti. Nii, aga siis esimene katse täna ja tegelikult Adrien Fourmaux langes hetkeks 4. Oti selja taha, kaotas talle seal omajagu sekundeid, aga mitte piisavalt, ma olen siin kokku kuskil 6-7, eks. Ja tegelikult oli õnnelik, et niigi läks, sest ta teab, et tal järgmisel katsel nüüd refid töötavad. Ta võttis siis kaasa 4 superpehmet ehk siis slikki ja 2 naastudega ja järgmisel katsel kohe tuligi katsevõit 4,5 sekundiga Rovanpera ees ja tõusis 3. niimoodi, et mine võtta kinni, et äkki läheb veel järgmisel katsel Evansiski mööda, seal oli vahe 4 sekundit. Ogier kaotust näiteks vähendas ta täpselt poole võrra. Et kõva sõit, ülikõva sõit ja tegelikult ju, kui me võtame Fourmaux kogu nädalavahetuse jooksul, siis see on olnud ilmselgelt üllatus, et me teadsime, et tal on tempo olemas, aga kuidas, ja me teadsime sellest ette sõitud rallist, et ta Rovanperaga suutis tempos püsida, sõitis Rovanpera üle seal, aga et ta suudab kogu ralli tulla sellise tempoga, et ta suudab siin katsevõite võtta ja pole mingit küsimust, et me ei näe, et ta nagu istuks esimest korda seal autos on ju MM-rallile, et see tundub ikkagi nagu tundus tark ja väga kalkuleeritud sõit isegi olevat, aga ütleme, tänane päev läheb küll selle pealt, et üliõige refi otsus 16. kiiruskatse küll, kus Ott tõusis 3, siis Fourmaux kommentaar oli kohe see, et me pidime selle katse üle elama, järgmised 2 on meie refi valikule sobivamad. Ehk siis see esimene katse kohtade muutus oligi selline nii-öelda veidi petlik pilt lihtsalt, et see oli ikkagi kogu nii-öelda tänase päeva mäng, refi strateegia oli see, mis Fourmaux'ga nii kõrgesse mängu tõi täna. No väga huvitav oleks tegelikult kuulda, et mismoodi Hyundai's need refi valikud hommikul üldse tehti, sest enne punktikatset me nägime intervjuud, kus üks tehniline direktor, mul ei ole ta nimi meeles, esimest korda nägin, Hyundai'st rääkis, et kuna me ei teadnud, mis tuleb, me panime kõigile erineva taktika. Ja. Et siuke loto siis. Aga miks te kõigile ühist ei pannud või läksidegi selle peale, et kellel joppab, sellel joppab või? Omamoodi huvitav, jah, selles mõttes lahendus, et tegelikult eks see refi
valik ikkagi peaks olema ju sõitja otsuse lõpuks, et temal on ilma ennustaja info käes, mille pealt ta teeb otsuse, mis rehvid alla paneb. Et tegelikult nagu meeskonna keegi spetsialist seal tõenäoliselt sõnaõigus selles osas liiga palju ei tohiks saada, aga okei. Kas see oli lihtsalt kommentaar antud suusoojaks või päriselt nii oli, aga seda me ei tea. Aga igal juhul tahaks öelda, et Oti poolt võib-olla veider see refi valik oli, et tavaliselt ütleme nii, et paneb pihta rohkem. Nojah, ega me ei teadnud ju kuni lõpuni välja, kas see on õige või vale, aga noh, kui see nüüd tagantjärele mõtled, eks ta loogiline on, et see Prantsusmaa päike ju sulatab kõik kiirelt ära. No muidugi. Suvi või sügis või talv või kevad. Jaa, absoluutselt. Nii, mis siis edasi juhtus? No 16. kiiruskatse me peame kindlasti käima üle need, kes seal seina põrutasid ja sillalt alla põrutasid. Kaks tükki ju lõpetasid ära meil. Katsuta ja Munster. No ütleme, Katsuta tegi ära. Katsuta ja Pajari. Katsuta tegi ikkagi ära selle, mida ta kõige paremini oskab, et juba nagu pärast eilset tundus, et okei, ühtlased olud, mees sõidab täpselt see, mida ta tegema peab, et tegelikult peab rohkem tegema. Et see, mida me teame, ta teeb ühtlastes oludes, ta suudab sõita. Kui me võtame neljapäeva reede sellised muutlikud olud, no ta ei saanud üldse hakkama. Ehk siis, kas see koht, ütleme sellise ralli pealt jälle, tahaks öelda, et see koht ei ole see, kus ta olema peaks, et õpetada nii rumala veaga, nagu nii tobedas kohas see ralli ära, no piinlik ja muud ei olegi öelda ausalt öeldes. Jaa. Kuule, aga mis Munsterga juhtus? Munster pani järgmisel katsel, 17. pani seina. Läks täitsa radari alt? Väga selline väike viga. Kas ta jäi sinna teel? Parem kurvis vasaku küljega vasta Kalju seina ja sinna ta jäi. Aga enne vaatame veel, räägime korra üle selle Pajari offi, et see oli nagu veits rajum juba. Ütleme, kui Katsuta oli lihtsalt sõitis ennast kuhugi metsatukka alla kinni ja enam liikuma ei saanud auto täitsa terve. Siis Pajari off oli ikkagi selline juba päris tummine, et kiire parem kurv läks kinni selline kitsa silla peale ja see põrutas nagu korralikult läbi silla sealt ja kukkus sinna alla, ma ei tea, mingi jõgi või mis iganes seal voolas. Kukkus autoga sinna alla ja sinna ta jäi, et suur avarii ja ütleme nii, et noored ikkagi jätsid oma ralli maha, et selles mõttes on päris kahju, et kogu ralli sai sõidetud, aga pühapäeval siis sinna jätta, et Pajari puhul eriti, sest kogu ralli jooksul ka seda hoogu üles ei tulnudki, mida oleks arvanud. Munsteri puhul, Munster tegi selles mõttes ikkagi ralli ära, et oma sõnu ta sööma ei pidanud ja ta lubas, et ta tahab Formeau väärilist hooaega, nagu Formeau 24 hooaega väärilist aastat teha ja ma arvan, et vähemalt kiiruse mõttes ta seda tegi küll, et ta näitas, et siin sõnade sai sekka öeldud igal juhul ju. Sõna sekka öeldud. Munsteri selle rajale jäämisega vaata, iga kord, kui keegi rajale, siis kaamera läheb kohe järgmise auto sinna pardekaamerasse. Et kas paneb täie hooga sisse või pane? Ma mõtlen, et kõik vist ootavad, et paneks. Ei tea, jah, huvitav. Aga Munsteri puhul nii palju veel, et selles mõttes, et see tänane off midagi otseselt tema jaoks ju ei oleks niikuinii muutnud, et punktide peale ta enam ei sõitnud ja kuidagi liiga palju isegi võib-olla ei pane puitale sellest alla, mis juhtus, et ma arvan, et täna põhimõtteliselt tal võis olla küll see juba, et nagu proovime, paneme täiega, vaatame, mis saab, Et ise teoreetiliselt ju nagu pole halb mõte, et kui sul niikuinii punkte pole, siis proovime, paneme veel pühapäeval ka. No näppude vahel jäi ikka 10. katsevõit. Jaa, absoluutselt. Mingi märk on kirjas. Ja teisi kohtasi oli katsetel, on ju, ja tegelikult ka täna hommikul esimene oli päris okei, et see oli väga väike vahe Tänakuga, 6. aja sõitis välja, et mehel oli tempo peal ja nagu äge oli näha, et sealt võib-olla kasvab midagi ühel hetkel, kes suudab ka sõna sekku öelda mingitel rallidel vähemalt. Nii, siis 17. katse Formeau võitis selle, nagu juba öeldud, tänu oma refitaktikale ja Evansiga jäi vahe 4 sekundit. 18. katsel siiski Evans ehk siis viimasel Formeaud mööda ei lasknud ja Toyotale kindel kaksikvõit. Jaa, jälle nagu mida Evansi kohta sai rääkida, oli see, et
et eile ka mainisime korraks, sest Eigoga siin arutades, et Monte on talle sobinud ka ikkagi tegelikult, et võib-olla natuke petlik on see pilt praegu, et kui me vaatame eelmist hooaega, siis see Monte oli ka hea, varasemalt on ka tal Monte head, aga siis tulevad mingid rallid, kus tal nagu käriseb räigelt ja ei tule üldse kohe. Et ärme hakka nagu varakult liiga palju ootusi üles seadma, et Evans on siin tiitlipretendent, mida ta ilmselgelt ikkagi võiks nagu olla, vähemalt nii-öelda teoreetiliselt. Aga tubli ralli. Vigasi vist ei olnudki ühtegi, kui ma praegu üritan meenutada. Mingi 1,5 spinni tegi. Ožeeri poolt samamoodi oligi see 1,5 spinn, kus ta võttis ühe elektriposti maha ja siis väike mingisugune korraks põllu peal käik oli ka. Et tegelikult Toyota mehed tegid ülipuhta ralli ja nagu selle tempoga sõites nendes tingimustes. Kõva töö, pole midagi öelda. Jaa. Ja kolmas koht siis Adrien Fourmeau, nagu ma ütlesin, et hetkel tõestab ennast Hyundai esisõitjana. Nojah, ma siin mitu korda jälle nagu rääkinud sellest, et huvitav, et ta nagu ikka nii kiiresti selle auto karjus. Et minu jaoks on see suht müsteerium, et aga igal juhul, kui sul on ikkagi 2 maailmameistrit meeskonnas ja sa tuled noore sellise kollanokana esimest debüüti meeskonda tegema, siis olla pärast esimest rallit meeskonna siis liidersõitjates, siis on ikka ma arvan, et päris uhke tunne võib-olla ja võib-olla natuke see õlg läheb ka laiemaks kohe seal telgi all. Ma arvan, et ega liiga paljud ei oleks talle poodiumit pakkunud kohe esimesel rallil. Kindlasti mitte. Et ma tegelikult ausalt ütlen, et mina ei pannud teda isegi top 5, et ma pigem oleks arvanud, et see ralli, et ta ei jõua seda lõpuni, et ta tahab küll minna eelmise aasta selle poweri pealt ja minna ja sõita ja poodiumeid võtta, on ju. Aga et see maksab kiiresti kätte, aga tõesti, mees on oma Hyundaiga nii kiiresti ära kohanenud, et kui ta tuleb Monte sellise tempoga ilma vigadeta lõpuni, siis ma arvan, et see hooaeg saab olema ikka tema poolt päris põnev. No aga Kalle Roompere näitas, et ikkagi ei saa päris nii, et aasta aega lööd lulli ja siis tuled täiega tagasi. Ikka raske oli päris algus. Ei, ikka raske, jah. Ta ei oskagi öelda, mis see kala on ja ega ta isegi ei saanud sellest aru vist. Räägitakse, et Hankoki rehvid ei sobi Roompere sõidustiilile. Räägi see nüüd lahti, mis on Roompere sõidustiil ja millist sõidustiili soosivad Hankoki rehvid? Ma ei tahaks nagu väga öelda seda. Minu arust Roompere sõidustiil on tegelikult üpriski selline sirge, konkreetne, väga rehve säästev. Et ta teab väga täpselt, mida kust teha. Et selles mõttes, ma tahaks öelda, et kõik need maailmameistrid, kes meil siin nimistus on väga sarnase sõidustiiliga ikkagi täna. Aga võib-olla tõesti, võib-olla nendes oludes, kus ikkagi nagu libe oli, võib-olla tal lohistab liiga palju seda autot, üritab liiga palju nurga alla panna. Ta nurga alla panekuga on ka see lugu, et seda on mugav teha, et sa saaksid tunda ennast seal roolis mugavalt. Sa paned auto enne nurga alla ära, aga tegelikult ega ta kõige kiirem sõiduviis ei ole, ja teiseks refi kulumine, refi tembid lähevad liigselt kõrgeks. Et see võib olla üks asi, mida ta pidi tegema lihtsalt see tõttu, et tal oli autos ebamugav olla ja see tuli siis seadistusest, on ju. Ja seadistuse ei saanud paika seepärast tõenäoliselt, et selle refiga oli nii vähe kilomeetreid, nendes oludes pole saanud selle refiga autot paika settida. Ühesõnaga, kogu kompott kokku oli see, et ebamugav on autos istuda ja siis sa hakkad tegema mingid üleliigseid liigutusi seal. Aga ütleme, kui kokku võtta, siis 4. koht 54,3 sekundit liidrist taga, ei saa öelda, et nagu väga kehv oleks olnud, et küll ta enda lati alt pani kindlasti kõvasti läbi, aga tulemuse ja punktide mõttes ma arvan, et on suht adekvaatne tulemus, sest et statistikat vaatame, siis tema on ühe korralt teine ja ülejäänud korrad vist ongi 4. olnud Montes. Et Monte ei ole sobinud? Monte ei ole talle sobinud, et 22 4, 23 oli teine, 21 samamoodi 4, et ta tegelikult kordas oma tulemust, mida ta enamasti siin teinud on. Päris pulli lause ütles, et eks Rootsis paistab, kas me veel oskame ralliautoga sõita või mitte. Ma arvan, et Rootsis on niimoodi, et Kalle Roompere ikka hakkab seal rajult võidu peale sõitma, et pole mingit küsimust, et jälle see sama refi teema, et siin on nagu nii palju erinevat refi valikut on ju kogu aeg, iga ref on ju omamoodi uus ja omamoodi vajab seadistust autot, aga Rootsis on juba lihtne, see on üks piik ja ongi kõik, mingisugust
eraldi refiga auto seadistamist ei ole ja ühe refi järgi sa seda autot seadistad kogu aeg, nii et ma arvan, et seal see, kui ta võib-olla ralli alguses tõesti jälle see 2-3 katset seal võtab aega natuke, siis edasi ta saab see loo kindlasti ülesse. No räägime meie meestest, Ott ja Martin, eks hea koht läks sinna neljapäeva ja reede nahka ja natuke ka tänase refi valiku nahka, aga minu jaoks oli küll julgustav, et nad said lõpuks nagu sotti nendest refidest ja said oma seadistuse vähemalt laupäeva õhtuks nagu paika. Ja tegelikult kuiv asfalt, et seda oli ülitore näha, et kuiv asfalt ja mees domineerib. Kuivad stabiilsed olud, et siis seal vastast enam tal ei olnud. Ja ma arvan, et see on ülioluline asi, mida teada, et kruusal see auto on sõitma saadud, küll jah, ka vist sellisel väga katkisel kruusal ja on tal ikkagi keeruline. Aga ja me teame, et stabiilsetes oludes kuiva asfaldi peal ta sõidab ka väga hästi. Nüüd on lihtsalt mingid sellised väga keerulised ja väga libedad olud, mida tõenäoliselt me liiga palju nagu selle hooaja jaoks rohkem ei näe. Et kui need asfaldirallid, mis tulema hakkavad, kas vihma sajab või ei saja, aga nad püsivad tõenäoliselt ikkagi suht stabiilsena, kui ka on märjad asfaldirallid. Et vaatame, igal juhul ma arvan, et see ralli andis nagu, küll jah, ütleme tulemuse mõttes pole parim tulemus, aga ma arvan, et see andis tõesti, ütleme, hooaja sellisteks asfaldietappideks ikkagi kõvasti nagu sellist entusiasmi, et siit võib tulla ikkagi. No meil on olnud ka hooaega, kus me läheme Montest minema 0 punktiga. No mitu korda ikka. Et 5. koha punktid pole selles mõttes üldse paha ju. Palju üldse nüüd kokku tuli, et ta 11 punkti vist, kui ma ei eksi või? Jaa, ja 11 ja 1 punkti sai sealt punktikatselt ka. Ogier niikuinii tiitlimängu ei sekku, siis tegelikult Elfin Evans 15 punkti vahe on ju. Adrien Formeau 9 punkti vahe, Kalle Roomper aga 7 punkti vahe. Et ma arvan, et tuleb vastu võtta igal juhul, nagu ka Jaan ütles, et võib-olla ei tundu parim, aga nendes oludes see auto lõpuni tuua kindlad punktid on oluliselt tähtsam. Jaa, punktideta jäi ju lausa 3 aastat järjest, 20, 21 ja 22. Kõik on katkestamised ja selle õnnelikul aastal 2019 läks ta sealt minema 3. kohaga ja 2018 teisega. Jah, ütleme, on häid aastaid olnud. Ega selles mõttes, ega see aasta oli ka kõik väga lähedal, poodium oli lähedal, et mingid huvitavad otsused täna lihtsalt rikkusid selle, aga las ta jääda nüüd minevikku, see asi on tehtud ja nüüd on Rootsi, kus tuleb minna võidu peale sõitma. Hyundai'ga ta on ju Rootsis võitnud ka. Või mu mälu praegu paneb mingi terrorit või? Hyundai'ga Rootsis võitnud, siuke fakt või? Ma ei tea, Arktikas on võitnud. Okay. Aga Rootsi 23 meie Rootsi, ei, see oli esimene ikka ju. 23. Ford, Ford, kurat, vaat selles oli käsi. Ja. Eks see eksirännakud Fordiga oli. Et ühesõnaga Hyundai'ga Rootsis võitnud ei ole, on Arktiku võitnud tõesti Hyundai'ga siis eelmise ringiga enne Fordi ajastut, siis 2021 tõesti. Mis iseenesest tähendab seda, et küll ta või selle lume peal sõita oskab sellega ja ma arvan, et ka ta on okei. Eelmine aasta Esa-Pekka Lappi võit, see auto peab seal sõitma. No nii, aga räägime Thierry Neuvillist, tema ralli jäi siis erinevatesse kohtadesse on ju. 6. katse oli tal õnnetu. Siis oli kordusläbimine. Sama koht. Jah, 9. katse oli vist või? Jah. Ja siis oli ka eile ta käis ka, puudutas seina seal. Aga mis katse see nüüd olla või? Ma mõtlen, teise päeva lõikes oli 9. Ma kohe vaatan, mis katse see olla võis. Kuskil ta ju tõepoolest seal seinas, see oli SS14, ta siis sõitis ka sellesse nii-öelda kivikaljusse sisse parema tagumise küljega umbes teisel katse kilomeetril. SS13 siiski? Seal on 13. oli tal 14 sekki kaotust. Okei. Jah, tõsi, SS13. Kuidas ta ralli kokku võtta? Ütleme, see topelt väljapanek reedesel päeval oli päris suur fapaa ikka, ma ütleks, et see on nagu lausa piinlik, aga tõesti, nagu ta ise ütles, ref läks enne seda juba katki, et
anname andeks selle, aga ega siit midagi ilusat võtta ei olnud, olgem ausad, et kui eelmine aasta võitis ta täieliku maksimumi 25+5, siis see aasta tempot küll oli, suutis sõita poodiumi väärilisi aegasid, aga vigasi oli ikka nii kuradi palju, et nagu ma arvan, valitsev maailmameister ka ei tohiks sellist asja endale lubada, et nagu nii palju vigasid, et ma saan aru, kui sa teed ühe vea, okei. No ei tea, Ožeer tegi vea, teised mehed tegid ka vigasi, Ott tegi ka vea, pool autot jäi metsa vahele. Aga Neville'i poolt ikkagi ju 3 suurt viga. Et päris uskumatu. Et selles mõttes nagu ma ei oskagi midagi öelda selles mõttes, et kas see nüüd ikkagi peas mingisugune asi lahti või lihtsalt jälle need olud ja refid ja kõik oli kuidagi ligad ja logad, et eks me jälle näeme siin hooaja jooksul, et kuidas ta ise sõitjana nüüd maailmameistrina suudab hakkama saada, et see on, ma arvan, ka omaette küsimus, et kas leitakse piisavalt motivatsiooni ja seda võitlustahetust, et tegelikult mäletame eelmise ja võib-olla üle-eelmise aasta pealt see Neville just nagu lõputa võitlejana, et mitte kunagi alla ei anna, et vaatame, kas ta leiab seda samasugust motivatsiooni veel. Neville siis kokkuvõttes 6 ja pühapäeva arvestuses 5, sealt siis kokku 9 punkti. Neville'i selja taga tegi siis Rally 1 debüüdi Josh McEarlan 7. koht. Kuidas me selle mehe debüüti hindame? Saime mingit sotti? Mis mehega on tegu või? Ega vist ei saanud või? Ma ei saanud üldse sotti. Ei saanud, jah? Ei saanud sotti, mis ta räägib. Ei saanud sotti, mis tema sees peitub. Ei saanud jah aru. Ütleme, neljapäeva reede ma unustaks üldse ära. Pole mõtet väga analüüsida. Pimedas, märjad, ülirasked olud, sai kotti ralli 2, lasta olla. Nüüd eilne päev ta sõitis ikkagi selline, vaatan kohe täpsemalt üle, võitjale kaotas ta no nüüd mul ei toimi 1,5 sekundit kilomeetril äkki või. Nii, ütlen täpse number 1,45, mis on päris okei. Ott Tänakule 1,45. Kui me võtame juba sealt tagant Ožeeri või Katsuta, siis see kaotus oli umbes 1,2. No, neljapäeval ma ütlesin, kui see kaotus on seal sekundi pooleteist vahel, on täiesti okei. Noh, siis ta jäigi sinna kuhugi 1,2, 1,4, 1,5 juurde. Analüüsides seda, siis on kõik väga hästi ja tubli tulemus. Tänast, ma vaataks huvi pärast tänast ka, äkki kedagi huvitab veel, mitte peale minu ka. Täna 2,1 vist. Et noh, veidi palju on, 2,2 isegi võitjale. Et ma ütleks, et siis laupäevane rallipäev andis midagi mõista, et ta tõenäoliselt midagi suudab teha, aga ei, see on liiga vara üldse midagi nagu hinnanguid andma hakata, ma arvan, et võib-olla jah, nagu ma mainisin ka neljapäev või reede, et kui seal aeglastel kruusarallidel Sardiiniad, Portugalid, mis tunduvad, et talle võiks sobida, et seal võib-olla näeme mingit toogu, et oleks okei juba, aga rohkem, ma arvan, väga palju ei oota talt see hooaeg üldse. No niimoodi puhtalt nagu paberile otsa vaadates, kirjutad siia 18. katse juurde kohe, vaatad, et esimene ralli ja kohe 7. koht, vopana, mission completed. Ütleme nii, et statistika jääb ju alles ja see näitab, et kurat, et päris hea ralli oli, Neville'i taga, on. Mõni mees ei tulnud lõpunigi. Jah. Et ei, selles mõttes ongi okei, kindlad punktid olemas, kõik katsekilomeetrid tehtud ja ei saagi liiga palju pahaks panna. Et ma räägin, kui me arvestame puhtalt seda eilset rallipäeva, siis tegelikult oli, ma arvan, et ta sõitis ära selle, mida kõik ootasid talt, oligi see 1,2 kuni 1,5 kilomeetrile kaotust ja selle tegi ära. WRC2 siis kolmikvõit lausa prantslastele, Johan Rossel, Erik Camilli ja Leo Rossel. Johan puhkas lausa nutma, ütles, et see on tema perekonnale väga suur päev ja tänas seal kõiki tiimist kuni õige refivaliku teinud meesteni, et ilus hetk oli. Ja kõva värk ja vennad koos poodiumil päris lahe, et ei mäletagi, millal viimati sellist asja nägime. Pulaatiad koos sõitsid, aga kindlasti ei olnud poodiumi peale sõitjad ja varasemalt ei teagi, ei mäleta midagi. Niimoodi vennad koos sellise tempoga liikumas olid, et tegelikult ka Leo Rossel Erik Camillist vaid 6,1 lõpuks maas on. Et võib-olla siin saad Rosselit kaksikvõid oleks ka päris vägev olnud, aga ei, prantslased kodu väljakul
töö tehtud, ega siin muud ei olegi öelda, et teised said ikka siin niimoodi tuppa, et kui me WRC 2 nüüd välja jätame ja vaatame RC 2 ehk siis ka need, kes ei sõitnud punktide peale, siis Solberg ilmselgelt tegi rajusõitu kogu nädalavahetusel. Lõpuks tõmbas ilmselt vähe selle maha. Kokku kaotus 4 minutit Rossellile. Kusjuures refi vahetus võttiski tal peaaegu circa 4 minutit, et ta olenemata sellest, et motivatsiooni puudus oli ilmselt ja nagu millegi peale võidelda ei olnud, siis ajaliselt sõitis ta ikkagi ennast võitjaks puhtalt katseaegasi arvestades. No ei ole Rosselid ainus vendade paar, keda me siin Monte Carlos nägime, et loen välja, et on ka selline mees nagu, mis ta nüüd on, Charles Munster. Just, Hyundai i20 Rally 2-ga. Vaatan, et ta väga tihti MM-rallidel pole sõitnud üldse. Viimati... Aga pull on see, et kui vaatad Charles Munsteri nägu, siis ei saa aru, kumb ta nüüd on, et kas ta on Gregoire Munster või ta on Charles Munster, et ühte nägu on. Ei tea, kui tundub, et nagu oleks 2 Rosselil on ka täitsa 20. Ma ei saanud aru, kumb räägib, kui Leo finissis tuli. Päris pull, et nagu on jah, vaatan pilti. Äge, kui pered niimoodi panevad. Jaa. No aga mis me üldse ralli kohta ütleme, et kiidame või laidame kuidagi Rally TV-d ka või? Rally TV-d katkestusi ei olnud. Katkestusi ei olnud tõesti. Mõned põnevad uuendused. Millal seda helmet cam'i saab näha huvitav kiivrikaamerat, et ma seda väga ootasin just. Neil on või? Eelmine hooaja lõpp hakati rääkima, et F1-laadne asi tuleb, et saab kaamera kiivri külge, ehk saab sellist nagu action kaamera nurka rohkem, aga ei olnud. Vaat sellest oli kahju. Mind natukene segab see, vaata nüüd seda hübriidi ei ole, siis throttle joon on seal natuke kõrgemal ja hästi peenike, ta jookseb kokku täpselt selle ajavõttu joonega. Oli küll, jah. Et hakkab kuskilt sealt, mul silme ees läheb natukene kirjuks. Jaa, eks seal mingisugust peenhäälestus kindlasti tehakse. Ja teine asi, mida ma arvan peab siis, kes iganes sellest vastutab nüüd, et võttis selle otsuse vastu, et seda meeskonna mingit kommentaare tuleb, no, palju see nüüd juurde aga tegelikult nagu ideeliselt on mõistlik, aga see on show element, et siis seda peab ka nagu meeskonna nendele juhtidele või kes siis nagu vastutavad selle kommentaari eest, neile peaks nagu kuidagi teada andma, et sa pead nagu siis midagi värvikamat tee midagi värvikat, et kui me seda et ära ütle seda lihtsalt aega ja very good job. Ja siis see ka, et kui stage on delayed, siis on ka mingi kohtunike tornis keegi ütleb stage 17 delayed. Okei, ma näen ju. Ütle mulle, miks ta on delayed? Et tegelikult ju nagu ideeliselt on lahe asi, aga siis rääkige, et nagu jälle, võtke siis šnitti F1-st, et pange nagu, ma ei tea, sõitjad samamoodi, siis võiksid nagu show'd teha veits, et ma saan aru, muidugi sportlane teeb sporti, aga kurat nagu tehke ägedamaks ja siis natuke, et anname andeks esimese ralli, ei ole hullu, aga ma loodan, et keegi vähemalt siis teeb nendele inimestele väikse meediakoolituse võib-olla siis eesotsa Sky Lindströmile, et võiks mingi värvikamaid kommentaare seal anda. Ja, täna hommikul mul jäi ka silma veel see, et mitte hommikul, vaid enne punktikatset. Vaata tehakse need 3 intervjuud nende tiimijuhtidega, et saada nagu värskemad muljed ja värksärki. Esimene intervjuu selle Kai Lindströmiga täitsa pimedas. Siis teine intervjuu just oli päike tõusnud, suust oli veel auru ja oli selle Hyundai tüübiga. Et mis olud tulevad? Ei, ma ei tea, 3 tundi veel aega, võib kõike juhtuda. Tee natuke lähemal sellele katsele see intervjuu ära. Jah. Et tobenegi välja. Ei, ma mõtlen ka lihtsalt selle kohta seda, et kui nüüd pikk paus WRC-st oli ja midagi tuli vaadata, ja siis nagu motorsporti ka, et siis tuli F1 jälle vahepeal vaadata, et siis kuidagi tuled selle F1 pealt nagu siis tagasi WRC peale, mis on ikkagi nagu südamespordiala minu jaoks ja siis kuidagi see tase lihtsalt nagu kukub nagu nii kolinal alla, et siis on nagu kodukootud mingi videod tehakse, et siis nagu kohati on lihtsalt piinlik vaadata, kui sa oled mingit ulme tasemel asja vaadanud. Aga ei, neil on aega areneda ja et vähemalt on need arendused tehtud, et neil on midagi olemas, midagi uut, et nüüd tuleb see toimima ka saada. Võrdlus veel F1-ga on selles mõttes pädev, et vaata F1 teeb ju
refi taktikast mingeid oma ennustusi, et selle refiga võid sõita nii kaua ja selle kollasega sõidad nii kaua ja siis tuleb boksi. Aga tegelikult saaks ju ka WRC-s, et palju sa lumel kaotad siin piigiga, sel katsel on meil nii palju lund, sellel on vähem, pane mingi oma eessõite ka sinna. Ja. Ei, see on ju väga lihtne oleks ju tehtav, et keegi ralli sõita siis sõidab enne läbi, vaatab koolud üle ja paneb kirja, see on ju väga lihtne. See info tegelikult ju tiimidel olemas. Vaata, Ott ütles ka seal oma lõpuintervjuus, et meie meetriks näitas, et slikkidega on 2 minutit aega, see on tegelikult minut kiirem. Et see info on olemas muidugi, aga see oleks lahe asi küll, mida kuvada, et lihtsalt nagu mingit perspektiivi anda puhtalt paberi peal teoorias, mis tulla võiks, mis refiga, et mille pealt siis need otsused tehtud on. Et lahe oleks igal juhul muidugi. Jaa. Kuule, aga mõned küsimused ka. Reiko Lill, ma arvan, et ta eile kell 11.30 laekunud küsimust veel jõudnud sisse võtta. Jah. Esmalt aitäh toredate saadete eest. Mõtlesin teilt taas küsida paar küsimust. Rolandile, arvestades, et sellest aastast on WRC-s uus rehvide tarnija, siis millised rehvid on talle endale kõige paremini ralliradadelt sobinud? Kui mitut oled üldse saanud proovida? Ja siuke küsimus ongi. Mina olen sõitnud 3 tootja rehvidega, Michelini, Pirelli ja T-Maciga. Hankook'i pole õnnestunud kordagi tõepoolest alla panna autole. Aga ma arvan kindlasti kõige rohkem olen ma sõitnud Pirelliga ja Pirelli ja Michelini vahe ja tol hetkel minu meelest Pirelli selline, kui me võtame nagu segude põhjal 3 segu on ju keskmine kõva segu ja pehme segu, et siis keskmine segu, mis oli nii-öelda standard alati võtmiseks, oli grammi võrra veel pehmem kui Michelini segu, mis andis väikse eelise, ütleme kui kohalikke võistlusi sõita Eestis. Et katsed olid nii lühikesed ja ralli ka nii lühike, et alati sai kasutada seda Pirelli keskmist segu, et see andis väikse eelise minu meelest. Andis pidamist juurde, küll rehvid kulusid kiiremini, aga ka kohaliku meistrivõistluste katsed on lühikesed, et sellest polnud hullu. Aga MM-idel siis junior WRC-l samamoodi Pirelli oli kasutusel ja kui ma sõitsin R5 autoga ja Rally 2 autoga, siis oli Michelin, et ma ei saa öelda, et eelistaks kas Michelini või Pirellit, ma arvan, mõlemad on väga okeid ja T-Maci pigem ei eelista, et seal oli veel see T-Maci segu kippus olema veel Pirelli omast omakorda pehmem, mis nagu enam ei kestnud üldse, et jah, küll märjas olus grippi oli kõvasti, aga see sai ikka väga kiiresti otsa ka. Saime me üldse sotti, miks vahetati Pirelli Hankook'i vastu? Pirelli minu meelest isegi ei avaldanud soovi, et ta kandideeriks nii-öelda hankes põhimõtteliselt. Et tundub, et Pirelli ikkagi siis paneb täisrõhu mingile muule sarjale ja eks see võib-olla see WRC sarjas olemine, see aeg oli võib-olla isegi halb nende jaoks, et seda kommentaare tuli päris rajult, et keegi polnud rahul nendega. Jaa, vaatan, et Soulis on nende peakontor, et nendega Hyundai kuidagi kasulik ka, et Koreale. Korea juured. Ei, teoorias nagu võiks, aga kahjuks ma arvan, seal mingit know-how'd võib-olla liiga palju anda ka ei tohi. Et testimist kindlasti mitte, aga võib-olla mingid sõitjate datat sai anda ja vaata, mis oludes, kuidas Pirelli käitus, et mida siis sõitjad tahaks või nii edasi, et seda võib-olla õlleklaasi taga niimoodi mitte ametlikus vormis jagati. Nii, teine küsimus siis, et kas meile tundub ka nii, et Toyotas on lihtsam pääseda, kui sul on Soome pass? No kindlasti, pole mingit küsimustki. Et eks ta Soome meeskond on. Jaapani pass tuleb ka kasuks? Jaapani pass, jah. Kahjuks on see, et Jaapani passiga saab ainult üks mees, aga Soome passiga saab neid nii palju ka vaja. Ma ikka veel hämmastan pärast seda Montet ka, et kaua seda Katsutat hoitakse seal? See oli, vaata, me rääkisime ka, et Jaapani rallil oli nii-öelda kuni viimase päevani, et kui ta oleks offi pand või kehva tulemust pand, siis täna teda sõitmas enam ei oleks see aasta. Et ta Jaapanis tegi head tööd ja tänu sellele ta kohti alles.
aga tõesti, ma arvan, et esimene Jokker on kasutatud see aasta ja ma arvan, et talle neid üle 2-3 enam ei anta, et varsti juhtub see, et Solberg läheb rooli. Aga äkki lihtsalt neil on selline orjastav või liiga pikk leping sõlmitud, et nad ei saa seda ära lõpetada lihtsalt. Aga koju sai ta jätta ju. Oli Kesk-Euroopa ralli või? Et siis sai ta koju jätta, ei olnud mingit küsimust. Et ma arvan, et seal ei ole lepinguga seotud midagi ja Solberg soovib väga seal sõita, ma arvan, et tundub, et tal on sarnane leping, nagu oli Bajari eelmise aasta leping, kus sõidab täishooaja Toyota Rally 2-ga ja pluss veel, kui kõik asjaolud klapivad, saab veel 1-2-3 Rally 1-ga panna. Et ja hetkeseisuga tundub, et kui kedagi välja vahetada, siis see on Katsuta jälle, keda välja vahetada, kes tuleb saata varupingile puhkama ja elu üle järgi mõtlema. Aga mitu korda seda tehakse, on ju. Et selles mõttes on nagu Toyota jälle lõhkise küna ees, et ma arvan, et Katsutat ei saa enne üle parda visata, kui sealt on keegi vähemalt mõistlik noor tulemas. Et tundub, et nad tahavad kindlasti, et üks jaapanlane ikkagi pundis oleks. Aga võib-olla see on vale arvamus ka, et meile lihtsalt tundub see, et see nii on. Eks paistab. 3. küsimus on siis, milline reegel teid kõige rohkem häirib WRC-s? Teda ennast isiklikult häirib testipäevade limiteeritud arv ja jokkerite süsteem, mis seab siis arendustegevusele piirangud, saab küll aru, et see on nüüd kulude kokkuhoidmise eesmärgil, aga ikkagi, et aga noh, me ei pea nüüd sellesse kinni jääma. Milline reegel meid häirib? Tead, mis mind häirib? Mida tuleb väga palju ette? On see, et katkis refiga ei või sõita. Sest seda tuleb jumala tihti ette, et see on double puncture on ju, jah, 2 refi katki. Ma ei tea, me võime kas või Tšiili Martin Sesksi katkestamise võtta. No aga mõtle, miks peaks? No, kui sina oma Subaruga seal kõrval, või mida, mis auto sul on? Mul on Audi. Audiga seal kõrval, sinul peab olema auto tehniliselt korras. Miks siis Toyota? Arusaadav, muidugi ongi arusaadav, aga jälle, vaata, see ongi see tobe asi, et kui meil on nii vähe neid sõiteid, et siis jälle kukutada mingi sõita superralli peale seepärast, et 2 refleks kätki, kahju, pigem mõtlen lihtsalt, et kahju on nagu sellest tihti peale, et ja seda juhtub ju väga palju tegelikult. Seda juhtub ikka hooaja peale palju. Ja võtta see ka, et FIA-l on see road safety programm ja kõik, sa ei saa lihtsalt järeleandmisi teha siin. Ja, ei, täitsa nõus ja see tunduks ka tobe, et mingi rekka seisab kuskil katsete lähedal, et kui kellelgi on double puncture, siis tuleme ja anname uue ratta sulle, et eks ta ei olegi toimiv lahendus, et võiks sõita, aga lihtsalt see on nii tobe asi, kui meil on nii vähe autosid stardis ja siis hakkab ära kukkuma selliste asjade pärast, et aga ma ei tea, kas teisi veel mingid selliseid reegleid. Ja võib-olla see jokkerite asi, et saaks autot arendada nagu jooksvalt piisavalt nii palju, kui meeskonnad tahavad, on ju, samas jälle saad aru, et M-Sport kõrvab läbi ja Toyota paneb hullu, on ju. Et eks seal kõik on igal reeglil enamasti on mingi põhjus olemas, miks ta seal on. Ega need reeglid, vaata, need ilmutavad ennast siis, kui seda vaja on. Siis sa ütled, et kurat, süüke asi on. No nagu Oti Rally Estonia mootori vahetus oli ja pärast muudeti see ära ju see reegel. Muudeti ära, oled kontrollinud? Ei, ma ei ole kontrollinud, aga ma mäletan, et pärast tuli ikkagi ametlik teade, et see hooaja lõpus muudetakse ära see. Mürk ei võtta, aga peaks nii olema. See reegel on mingi must miljon. Jah, et ühesõnaga siis see nii-öelda mootori vahetus peaks olema lubatud enne SS1 starti, et praegu oli põhimõtteliselt, et alates shakedownist on ju AKP 0-ist teha seda enam võinud, kuigi paberi peal ralli polnud isegi veel alanda. Kalle on ka saatnud kell 10.02 siukse väikse vandenõuteooria. See jääbki on küll juba eilne teema, aga Munster sai ajatrahvi, kui oli teel serviceparki, sest jäi hiljaks, kuna autol oli elektririke. Vandenõuteooria räägib, et M-Sport lülitas auto distantsilt välja spetsiaalselt selleks, et Munster saaks laupäeval startida esimesena. On siuke asi võimalik? Distantsilt auto välja lülitada? Ei ole vist distantsilt seda teha ilmselt ei ole võimalik, jah. On seal oleks mingi loogika üldse taga või, et ei tea. Okei. Ei, sellised teooriad on alati selles lahedad, et miks mingid otsused tehakse ja tihtipeale ikkagi ju tuleb seda, et ma ei tea, ma hilinesin, kapott üle on näitad väga ilmekalt, kuidas see remondida, siis jääd mingile katse starti hiljaks, et saada parem stardikoht või aidata või võtta trahvi ja aidata meeskonnakaaslane kõrgemale positsioonile. Et seda ikka tehakse ja pärast kui küsida katse lõpus, et mis tegid, siis ta ütles, et ei, auto oli täitsa katki, et õnneks saime korda. Et Munsteri puhul ma ei usu seda,
ei näe mingit põhjust, miks seda oleks olnud vaja teha. Kohad ei ole ka sellised, et Ja, see esimene stardikostul midagi annaks. Just. No aga kokkuvõttes mulle meeldis, et see Monte Carlo ikkagi oma refi taktikatega jätkuvalt nagu pinget pakkus, et vennad ju näitas seda kaadrit, kus Ogier Evans vaatavad veel telefonist viimasel hetkel, et äkki saab midagi ümber muuta või on. Keegi seal panigi viimasel hetkel Formeau vist või? Tunnistas, et viimasel hetkel äkki oli Formeau, jah. Võis küll olla. Ja ei, see on äge ja Monte jätkuvalt õnneks küll lunda jääd, algse ilmateate järgi nagu ei olnud, on ju, aga näed, lõpuks jääd oli ja väga põnev ralli tuli, et oli ka muda seekord, nii et ma arvan, et üks raskemaid Montesi tegelikult kokkuvõttes, kus oli väga keeruline olusid ennustada ette. Eesti lippe oli näha? Jaa, oli küll ja isegi päris ületavalt palju oli just. No ma arvan, et sinna Rootsi läheb nüüd laulupidu. Meil on ju 5 autot või? Jaa, muidugi. Ott, Robert, Georg, Nõgene ja Romet. Vägev, ülivägev. Isegi tahaks ju minna vaatama, kuidas eestlased paugutavad. Kas me teame ka juba, mis autodega kõik lähevad või? Ikka teame, jah. Üks testis meil siin Škodat, oli üks video. See oli Robert. See oli Robert sõidab Škodaga ja tegelikult ju jätkab samamoodi, et Georg jätkab Red Grace Toyotaga ja Nõgene siis M-Spordis Junior WRC Fordiga ja Romet siis M-Spordis auhinna Junior WRC maailmeisti tiitli eest Ford Fiesta Rally 2. Romet käis ju ka Montes. Ja ta tegi nii-öelda väikest eeltööd reket, et äkki on tulevikus vaja seda. Eile näitas ETV spordiuudistes, et ta läks ju sinna otse lennukilt põhimõtteliselt sinna TV10 olümpiastarti autasustamise. Et autasustas neid väikseid jookseid ja siis pärast näitas oma seda vihikut, et näitas Monte värskeid nõute, et õpetas lugema väikseid lapsi. No vägev. Ei, tore, et meie rallimehed on pildis ja veel suuremasse pilti nad tõusevad siis 13. veebruaril, kui komandeerime Kaspari seekord Rootsi ja eks me siis hakkame Eigoga saateid jagama. Jaa, muidugi. Saame hakkama. Jaa, meil võiks ka talv tulla korraks. Korra võiks visata, tahaks suusatamas käia, et ma suusasaapad ostsin ja siis kadus lumi ära, nii et suuski ma pole ostnud. Ma tegin esimesed 4 kilomeetrit sel aastal tegin Tehvandil. Pain suusad jalga, kohe see silla laskumine, pain kena loomulikult ja siis tegime video, kuidas Tehvandi rajad välja näevad, sest 2 nädala pärast peaks olema Otepää MK-etapp 2 võistluses. Jaa, tõsi, nii on. Pidin isegi see nädalavahetus algselt sealt läbi käima, et väike suusk teha, aga need olud ei olnud sellised, et veel nautima minna. Kas hotell on täis pukitud? MK-eks või? Kindlasti on, varakult ju palju. Okei, me võtsime seekord Canterville. No võt, teil läheb hästi. Aga Rally Estonia jääks? Rally Estonia jääks on maja kinni. Ma pole seda isegi avanud, et tõenäoliselt kõik sõbrad ja tuttavad tahavad tulla, nii et avalikult välja ta ei lähegi. Aga baas on Tartus? Baas on Tartus, aga katsed on ikkagi ju Otepää kandis ka, nii et mugav koht. Jaa. Kuule olgu, mis me siin ikka juttu veeretame, paneme selle, nüüd lõppu tuleb ka Maxima. Muidugi. Paneme siis alati. Ja müristame siit ennast stuudiost minema. Aitäh kuulamast ja kuuleme jälle Rootsis siis. Äkki on põhjust varem mingil põhjusel. No võib-olla on varem. Et kunagi ei tea, kui meie kuuleme teiega, aga me anname teada sellest. Tavai, teeme nii. Tšau. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.